kui nüüd bossi panna, siis võib öelda, et noh, imed on asjad, mida me noh, ei mõista või mis ei ole ennem juhtunud meiega, nüüd juhtub ja see läheb välja meie selle elu kogemusest, eks ju. ütleme, et näed mingit rohelist mehikest, et siis nagu noh, kogu elu oled elanud ja räägitakse mingit rohelistest mehikestest ja siis järsku ongi nagu sinu toas vend, kes seisab. Ühesõnaga vedades räägitakse erinevatest mõõtmetest ja erinevatest elusolenditest ja kehatüüpidest ja seal on nagu selline noh, mõistusega on nagu raske võtta isegi, kui sa siin vaatad teadlaste viimaseid avastusi, kes on siin tehnikaga arenenud ja lähevad ookeanitest sügavamale, missugused eluvormid seal on, eks ju, missugused süsteemid, et noh, elada üldse. Et sealt juba läheb juba katus ära, aga noh, see on ainult meie mingi väikse planeedi natuke sügavamal merepõhjas. Pluss anomaalsed nähtused. Neid on niivõrd palju kõikides suurtes maades, isegi Eestis, et noh, millel ei ole seletust ja siis teadlased viisakalt, kas nad siis noh, väga paljudes kohtades on kinni, löövad nagu selle kinni, et noh, ei lase sinna kedagi lähedale või oli siis turistidele hea pappi teenida, aga ja siis noh, seletust ei ole, aga mis siis. Ikkagi huvitav ja meil on elul vaja noh, seda mitmekesisust, üllatust, seiklust, eks ju. Ja imed kannavad seda, et siin oma tuttavad ja isegi nooruses, et ka oli selline rutiin ja tahtsid nagu sellest maailmast, valust ja puberteedi ja üleelamistest välja, siis hakkas ka tegema esoteerikaga, siis hakati, noh, võimaldati igasugust huvitavaid kogemusi, mis nagu ennem ei olnud, noh, tänu seal mõnedele siin sensitiividele, kes noh, natuke avasid seda maailma, näitasid asju, ma sain tunda asju, mida ma ennem ei tundnud, aga see ei tähenda, et need asjad ei olnud noh, normaalsed, nad olid lihtsalt minule selles punktis, noorele, ma ei olnud kogenud, ma ei mäleta, eks ju, selles elus selliseid kogemusi, siis nagu vau. No ühesõnaga igaüks võib rääkida. Või noh, ime on ka, ma ei oska öelda, et sa umbes, et ma ei tea, keegi pidi keha jätma selle haigusega, siis sai terveks ja imede kategooriaid on nagu hästi palju ja noh, nad ei ole selles mõttes ei ole imed tõesti, et nad on lihtsalt nähtused, mis juba eksisteerivad, mida meile võimaldatakse siis, et meie teadust avardada kuidagi või võib öelda, et see on nagu armulikkus ühtepidi. Isegi, kuidas sulle öelda, isegi kui need imed viivad meid, noh, see üllatab meid nagu ebameeldivalt isegi, nad on nagu ime, aga ta ei ole nagu meeldiv ime, eks ju. Ikkagi ta raputab sind, saad aru, et midagi on väljaspool, midagi on kõrgemat ja selle jutu nagu point on selles, et siis inimesed, kes me oleme noh, piiratud oma elukäsitluses, siis me hakkame kasutama ära seda kuni lõpuni, seda imede juttu. Mingi miljardär räägib, näed, ma olin noh, sündisin see kus ja ma ei tea, 10 aastat mul üritasin ja igalt poolt saadeti mind pikalt ja siis mul järsku õnnestus või siis on umbes Sõrmuste isanda kirjanik ka käis igal pool, ma ei tea, kui palju aastaid, eks ju, igal pool saadeti tema süžee pikalt. Järsku tuli ime, läbimurre, nüüd ta on mingi miljardär, eks ju. Kuidas see Sõrmuste isanda süžee järsku hakkas toimima, eks raamatute ja filmina. No ühesõnaga kogu aeg on ime ja siis kõik me ootame ka neid imesi. Ja siis no usuinimesed ka, eks ju, et internet on täis nagu ja siis kõik on ka nagu selliste nägudega, et noh, tänulik Jumal, et selline ime juhtus ja ma vaatasin ka siin ühte kristlikut Gruusia noh, pühakut, kes ka jättis keha ka mitte nii väga ammu, eks, et tunnistada nüüd pühakuks ja noh, ja tema ka seal noh, kõik imed, mis seal juhtus, inimesed rääkisid seal, et keegi oli haigus, see, mis ta ette ütles, luges mõistust. Kõik need jumala imed, et noh, meile lihtsale inimesele kuidagi noh, anda mõista või et näed, et meie kõrval on keegi inimene justkui samas vormis ja siis temas peegelduvad niivõrd palju sellist lapsemeelsust, puhtast armastust, julgust. Noh, näiteks see jumalamees, eks ju. Ja kui sa lähed ükskõik mis traditsiooni, kas sa lähed ärimeeste traditsiooni, ateistide mingid, ma ei tea, mis iganes, või usuliini, siis kõik on nende imedega nagu noh, tahavad nagu, kuidas sulle öelda, noh, ma vaatan pühendunud krishnaidid, mul kristlased sõbrad, kõik räägivad neid imesid, mis on tore ja mis on nagu jumala armulikkus ja mis meid usku tugevdab ja meil on vaja, eks ju. Me oleme väga tänulikud nende imedega, aga siis, kui sa näed, et nende imede taga on selline
noh, selline ühtepidi normaalne, loomulik ja minu kurgi kasvuhooned on kõige paremad, noh, ma nimetan seda efektiks. Jumal on loonud, et püsida rajal, sa peadki uskuma, et noh, minu värk on kõige parem. Aga kui sa nagu, Jumal on olnud armulikkust ja sa näed natukene kaugemale juba, siis imed on nagu igal pool, kõikidel levelitel, kas süva ookeanis mingid formid, mis on tõeline ime, kuidas eksisteerib, või on see ateist või on ärimees, või on see kristlane või on krishnaid või on see Allahi mees või on maausuline. Ja kõik räägivad neid nimesi ja nad tahavad veenda iseennast ja teisi, kuna neil on see minu kurgi värk. Et meil näete, kui tahad nagu imesi ja noh, taevariiki, siis ainult meil on sellist imet. Teil on ka võib-olla mingid imed nii ja naa, aga tõesti noh, ongi, ma vaatasin seda kristlaste, ma olen ise Gruusias elanud 2 aastat, Vene sõjaväes olnud ja Gruusiaga nagu mingi lähedane suhe ja tõesti mul nagu pisar oli silmas, et noh, võib-olla selle venna selle armastust täis suure pühaku ime oli see, kuidas ta armastas inimesi, inimeste keskele jäi ja kuidas ta noh, näitas neile ka imesi, kuidas suurendas inimeste usku, eks ju, et headus, armastus, eks ju, mis on patt, mis ei ole mitte patt. Et see nagu liigutas. See ka liigutas muidugi ja andis noh, plusspunkt, et ta on ju pühak, eks ju, kui ta nagu selliseid, no isegi kui ta keha jättis, siis tema need asjad, mis hiilgavad ja inimesed, kes teda isegi tundnud, käivad tema siis selle haua juures ja kuidas nad saavad abi oma noh, meie maised inimesed ikka seal mingi meeleheide, mingi vähk või nii ja naa. See on ka kõik okei, et see ei ole nagu negatiivne, see on ka hästi positiivne. Aga mingi hetk tuleb tõusta kõrgemale, et imed on siin ja praegu kohe need jumala imed, kõik on ime. Kogu aeg on ime. Keegi ei ole parem ega halvem, et kuskil justkui paistab või keegi võtab mingi, kuidas seda öelda, võtab nagu õigused, et meie imed näitavad see, et meie oleme, Jumal on meiega rohkem. Jumal on ka kõige hullema ateisti ja teemoniga sama palju kui suure pühakuga. Jumala jaoks on kõik, Jumal on ka, Krishna on öelnud ka pühakirjas, ta armastab kõiki võrdselt. Temal ei ole, et ta noh, nagu lapsevanemad, et umbes üks laps on vähem andekam, siis viskavad rõdult alla, eks, et noh. No ta ei ole andekas laps, noh. No lapsevanematele see on inimeste sees, ta armastab oma lapsi võrdselt, eks ju. Täpselt samamoodi Jumal kogu oma loomega, tal ei ole kadedust või usku, et ta ühte usub vähem või rohkem, ühele annab rohkem või vähem. Ei, ta on lihtsalt nagu selle, kuidas öelda, lapsed ka poliitiliselt õieti läbi armastuse kasvatavad vastavalt ajale kohale tingimustele, selle inimese teadusele, eks antakse. Et peaks sealt ka nagu noh, ise innustama, teisi innustama, et see, et sinuga palju imesi juhtub, mingeid müstilisi asju või numeroloogia, astroloogia või suguluse liinis või pühakute liinis või sinu usu või sinu koolkonna liinis või sinu mingi koolituse liinis, et noh, see on õudselt hea, see on nagu usku tugevdab. Aga noh, kõik on suur ime. See, et ma lihtsalt räägin siin ja mu see keha funktsioneerib, see ei ole nagu väikse ime, eks ju, kui see roheline mees kuskilt tuleks, eks ju, taevast. Kogu see asi, mis on süsteem, kuidas toimib see teadus, see elus olend seal taga, kes on kõik loonud, see noh, see on selle imeallikas, see imeallikas on nagu üks nagu. Avaldumisi on hästi palju ja siis meie väiksed lapsed, kes me oleme hästi kehalises kontseptsioonis ja usus ka on piiratud, siis me käime, võtame mingi väikest osa valgustumes, näidame kõige, näete, siin on, meil on kõige rohkem imesi, järelikult me oleme Jumalale lähemal.